Mari-Liis Mõttus on noor jalgrattur, kes oma võimekust Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarjas on korduvalt tõestanud. Mul osales ta 4 etapil, ehkki ta sai 3 võitu, siis ükski eestlanna temast jagu ei saanud. Puudumiste põhjuseks on maailma vallutusplaanid ehk erinevatel maailma karikaetappidel osalemine. Mari-Liis, oled sa natuke elevil ka, et lõpuks ometi see hooaeg oma alguse ikkagi saab? Muidugi, ma ikka väga ootan juba seda hooaega. Aga natuke teistmoodi on see hooaja algus, vähemalt Estonian Cup rattamaratonide sarjas. Ma arvan, et minu jaoks on ka see uus kogemus nagu meie kõigi jaoks, et me kõik praegu kohaneme selle olukorraga veel ja vaatame, mis sellest välja toob. Et pigem on see ikkagi mitte nagu nörritav, vaid ikkagi väljakutse, ma saan aru. Jaa, ma arvan küll, et pigem just tahaks proovida, et vaatame, mis saab. See rada, mis sa täna läbisid, siin tegid eelluuret Kalevipoja rattamaraton algusega Palamuselt, et milline see rada oli? Kiire, ütleks, aga eks mul siin kandis ongi need rajad üpris kiired olnud. Paar tehnilist kohta on ka alguse poole, mis on huvitavad, aga üldiselt jah, ma arvan, et tuleb kiire aeg võitjal. Millised need rajatingimused on, et milline see maastik on, millised need teed on, mille peal sõit kulgeb, et anna väike vihje? Üllataval kombel on siin päris mitu tõusupõntsu, mida ma isegi ei oodanud ja üldjoontes on ikkagi palju kruusa, nii et siis väga hullult poriseks võib-olla ei saagi, kui oleks alguses arvanud. Kui palju sellist tehnilist elementi siin sees on? Raja alguse pooles on üks selline tehnilisem lõik, kus on 2 sellist järsakut ja seal peab kindlasti kõik käigud vasakule keerama, et muidu sealt üles ei saa. Et seal peab nagu tehniliselt peab osav olema tõusu peal. No kaassõitjatele, millised soovitused sa siis annaksid? Hoidke silmad lahti kindlasti ja just need ülesõiduteed, et seal peab korralikult jälgima, et mingit autot ei tule. Aga muus osas lihtsalt nautige ja tundke rõõmu rattasõidust. Mis sinu need eesmärgid selleks hooajaks siis on, et mullu sa kõiki vajalikke etappe kokku ei saanud, mis tõttu üldtulemuses olid ikkagi suhteliselt tagapool. Mis sellele hooaja eesmärgiks? Saad kõik vajalikud etapid kokku ja lähed esikohta ründama? Hetkel jään vastuse võlgu. Kõik oleneb sellest, palju ma välismaal võistelda saan, et eks vaatame, mis ressursid on. Aga kindlasti, kui Eestimaal olen, siis üritan nendest etappidest ka osa võtta, mis sel ajal on. No mis need sinu eesmärgid siis välismaal on, et kuidas maailma vallutamine edeneb? Praegu sai maailmakarikate kalender siis paika ja eks üritan ikkagi võimalikult paljudel, kui mitte kõikidel osaleda. Põhieesmärk on ka maailmameistrivõistlustel stardis olla ja hea tulemus teha. Et see aasta saab olema selline õppimisaasta, kuna olen esimest hooaega eliidi vanuseklassis. Et siis vaatame, elame, näeme. No ja salamisi unistad ka olümpiast, ma kahtlustan, mis siis seekord toimub nüüd aasta pärast, et aasta lükati edasi, või eksin? No ma usun, et kõik tippsportlased unistavad sellest olümpiakohast mingil määral, aga praegu ma ikkagi võtan hooaeg korraga ja kõigepealt on ju vaja see koht üldse seal välja teenida meil, et siis on nagu edasi mõelda. Kui Mari-Liisil ei olnud võimalik mullu üldvõidu nimel võistelda, siis kuulsasse Mõttuste rattaperekonda üks üldarvestuse esikoht siiski tuli. Nimelt Mari-Liisi noorem vend Mattias alistas endast mitu aastat vanemad noormehed ning pani kinni Jet-Oili poolmaratonide arvestuse. Siin on see järeltulev põlvkond, kellele võistluskogemuse pakkumine kõrgeimal tasemel on ka Estonian Cupi sarja üks missioonidest. Mattias, sa sõitsid selle raja läbi, no mis sa selle raja kohta ütleksid?
No kiire on, et mõni koht ikka saab metsas ka käia, hüpata saab küngaste peal, aga muidu on kiire rada, kruusateedel on lombik ka, et märjaks saab ikka. Kuidas raja peale nagu tulek on, et mida peab nagu silmas pidama, kuidas seda kõige targem ja kõige kiirem läbida oleks? No mul on ainult üks ring, et mul on ikka, lähed lihtsalt täiega peale, aga suurte ajal ma arvan, esimesel poolel tuleks igal ringil hoida ja siis teisel poolel on selline osa ka, kus imeb, et seal peaks panema. No aga kas sa sõidad ainult võidu peale või sa jõuad loodust ka natuke vaadata? No vaatab, kui jõuab, siis võib vaadata jah. Seal olid voored ilusad ja kõrval oli lapsipõld ka, mida saab vaadata. No mis see sinu jaoks põhieesmärk on sellel aastal? Põhieesmärk oleks ikka kõik võita, et hooaja lõpus on, et pean ikka veel suurtega sõitma, et reegleid on muudetud ja no vaatab, mis juhtub. No aga eelmisel aastal läks sul ju päris hästi, said ju suuremate poistega hästi hakkama ja kokkuvõttes tulid poolmaratonide arvestuses esimeseks. Ja, et eks siin sarjas peab ikka kõikidel sõitudel käima ka, et mul ikka vedas, et mõni päev tuli, mõni päev ei tulnud ja mis see kõige lahedam asi rattasõidu juures sinu jaoks on? Ma arvan rohkem see pingutus, et kui sa teed midagi ära, siis see tunne, mis sa saad, et see on kõige parim tunne maailmas.